Pariisist pärit Iisraeli MMA võitleja Natan Levi ei ole võõras solvangutele, mida ta saab oma rahvuse esindamise eest rahvusvahelisel areenil. Ja nüüd väidab ta, et üks vastane loobus temaga võitlemast ning alustas tema vastu laimukampaaniat tema usu tõttu. Ta liitub meiega nüüd Las Vegases. Tere ja aitäh, et olete siin. Alustame neist, kes ei ole teie taustalooga kursis. Palun rääkige meile endast ja sellest, mis pani teid soovima esindada Iisraeli rahvusvahelisel tasandil spordis, selle asemel, et esindada Prantsusmaad. Ma sündisin Pariisis, kuid kolisin Iisraeli, kui olin 2-kuune. Ja me külastasime Prantsusmaad väga tihti. Aga mina kasvasin üles täielikult iisraellasena. Mul on Iisraeli pass, räägin vabalt heebrea keelt ja räägin heebrea keelt paremini kui prantsuse keelt. Ja minu jaoks on see iseenesest mõistetav, sest just sellisena ma end tunnen. Ja teine asi on see, et Iisraelis on kõik juudid. Ja sind võidakse koolis kiusata erinevatel põhjustel, aga mitte sellepärast, et oled juut. Aga kui ma käisin Prantsusmaal ja nägin, kuidas mu nõbudele lihtsalt sellepärast, et nad on juudid, liiga tehakse, neid kiusatakse, nende kallal loritakse. Ja mulle see ei meeldinud. See osa sellest kultuurist ei meeldinud mulle. Ja muidugi, kui ma neid külastasin, siis me läksime ja otsisin üles need, kes neile liiga tegid, kes neid kiusata üritasid. Ja mina lahendasin selle probleemi. Räägime nüüd planeeritud võitlusest. Sa pidid vastamisi minema Pakistani sportlase Shazib Reeniga, aga see tühistati ootamatult. Tema sotsiaalmeedias väideti, et see juhtus sellepärast, et sa kardad teda, vihjates isegi sellele, et oled iisraellane. Mis siis tegelikult juhtus? Ja see on minu jaoks üsna leider lugu, arvestades, et ma võistlen UFC's, mis on väga suur organisatsioon. Ma vigastasin oma põlle enne oktoobris toimunud matši, aga ma ikkagi võitlesin ja võitsin hoolimata vigastusest. Ma võitsin Lõuna-Koreas esimese raundi knockoudiga. Ja siis pakuti mulle matši, aga ma ütlesin, et tead, ma ei saa seda praegu teha, see ei sobi mulle ajaliselt. Ma teeksin seda hea meelega mõnel teisel ajal. See on lihtsalt pakkumine. See on lihtsalt midagi, mida arutatakse, aga pärast operatsiooni ütlesin ma, et olen valmis seda tegema. Nii et me arutasime mõningaid kuupäevi, üks neist oli märts, mis oleks olnud Venemaal, mille peale ma ütlesin, et tead, see ei ole minu jaoks võimalik, ma pigem ei reisiks Venemaale. Mind on alati väga huvitanud see võitlus, olen alati valmis selle mehega võitlema ja tema vööd endale saama. Kui kuupäev edasi liikus, siis hakkasime võitlust üles kütma, sest olin sellele suuliselt nõusoleku andnud. Ma ei saanud kunagi lepingut, ootasin seda, promosin võitlust ja olin organisatsiooniga ühenduses. Ja ma tegin palju tööd nagu iga oma matši puhul, kus ma müün võitlust, kütan seda üles ning see saab olema suurepärane matš 2 püstivõitleja vahel ja see saab olema tõeliselt hea võitlus. Aga lepingut ei tulnudki. Ja siis kuulen internetis, et väidetavalt loobusin võitlusest, mis tegelikult kunagi ei juhtunud, nii et minu jaoks on see väga segadust tekitav. Vastane väitis, et ma kardan teda. Vastane väitis seda väga lugupidamatult. Ma ei tea, mida ta üldse üritas öelda, et kuna ma olen Iisraelis, siis ma kardan, Iisraelil on olnud 4 UFC võitlejat. 9 miljoni elanikuga riigil on olnud 4 UFC võitlejat. Pakistanil, 290 miljoni elanikuga riigil, ei ole olnud ühtegi UFC võitlejat. Nii et öelda, et kuna me oleme iisraelased, kellel on ka üks maailma parimaid armeesid, siis me ei ole võitlejad. See on iidne antisemiitlik stigma, mida ta üritas ära kasutada. Kui tegelikult ei tohiks klaasmajas elades kividega loopida, siis see on täiesti tagurpidi. Noh, ja on hea, et sa sellele tähelepanu juhid. On räägitud ka Iisraeli osalemise keelustamisest ülemaailmsetel üritustel nagu spordi- ja kultuuriüritused. Isegi sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlusel on olnud üleskutseid iisraelaste osalemise keelustamiseks. Mida sa arvad, mis on tegelikult parim viis kõigile nendele vihkajatele vastata? Ja ma ei usu, et vaielda on mingit kasu. Tavaliselt tuleb viha erinevatelt botidelt või isegi, nagu me ütleksime, NPC-delt. Inimestelt, kes on põhimõtteliselt botid, nagu elutud zombid internetis. Enamiku inimeste arvamust ei muudeta niisama. Mõned inimesed on kahe vahel ja sellepärast arvan ma, et on oluline, kui inimesed teevad hasparat ja postitavad videoid. Sest lõpuks veenduvad paljud inimesed milleski lihtsalt sellepärast, et nad nägid mingit videot. Tavaliselt mingit propagandat või midagi kontekstist välja rebitud. Ja kui sa näitad neile tõde, võivad nad isegi oma meelt muuta. Aga paljud inimesed ei muuda kunagi oma meelt
ja sel hetkel tunnen, et nende veenmine on aja raiskamine ja pingutuse raiskamine. Ma arvan, et parim viis või parim asi, milles neid veenda, ei ole see, et ma olen tore, palun armastage mind. On see, et ma olen tugev, sa austad mind. Ja kui sa oled piisavalt tugev, siis see juhtubki. Nii et minu jaoks läheb kogu mu energia juudi jõu ja uhkuse näitamisele. Nii ringis kui ka väljaspool seda. Ja minu igapäevane pingutus on treenida juute, olema tugevamad, enesekindlamad ja uhkemad, et nad suudaksid kindlalt seista. Sa ei saa kunagi natsi sind armastuma õpetada, aga sa saad õpetada juuti oma natsile näkku lööma. See ongi see, mida ma püüan teha, õpetada juute tugevaks saama. Ja kui sa oled tugev, siis sind austatakse. Ma ei pea olema armastatud. Nathan Levi, aitäh sulle aja eest ja jätkuvat edu sinu edukal karjääril ning jõudu õige asja eest võitlemisel Hasparaga seoses ja antisemitismi hukkamõistmisel seal, kus vaja. Suur tänu!